Lõimumine ei ole ainult sõnakõlks või midagi vähetähtsat, see sünnib inimeste igapäevastes kohtumistes, koostöös ja usalduses. Täna tunnustati just neid, kes on aidanud eri taustaga inimestel Eestis ühist ruumi luua. Mida rohkem me saame ühistegevusi nende inimestega koos teha, läbi muuseumi tegevuse, läbi haridusprogrammide, läbi erinevate telesaadete ja nii edasi, seda parem on, sest need inimesed vajavad märkamist ja vajavad seda tunnustust ja tuge meie eestlaste poolt. Kui riigi roll on seada suund ja väärtused, siis lõimumise igapäevane töö sünnib projektides ja inimestes, kes need ideed ellu viivad. Need inimesed oskavad kõnetada teisi inimesi, et tekitada nendest seda usaldust, huvi, et aktiivsemalt osaleda Eesti ühiskonna elus. Et need võimalusi on palju, tegevusi on erinevalt, aga see innustamine ja selline, et kõigil on Eestis võimalik osaleda ja panustada meie ühiskonna heaks ja kõik erineva emakeelega inimesed siin saavad täisväärtuslikult osaleda. Lõimumise valdkonna preemiad anti välja 4 kategoorias. Kõigepealt lõimumise raudvara ehk preemia pikaajalise lõimumist edendava tegevuse eest. See on väga pikk tee, peaaegu 30 aastat tegutsemist Eestist esimesest päevast alates, kui ma saabusin siia. Ja muidugi raskusi on olnud, aga kui kõrval on toetavad inimesed, kõigepealt ühiskond, pärast on lähedased, siis töökaaslased ja kõik see, mis toetab ja annab jõudu, siis läbi selle kõik asjad on tehtavad. Aasta sillalooja ehk Eesti ja muu emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimise eest sai tunnustuse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi haridusosakonna juht Ave Vilpo. Aasta sõnumikandja tiitli sai produktsioonifirma osakond ETV+ile toodetava uute maitsete tutvustamise saate eest Eesti eri nurkades. Kokad lihtsalt käisid igal pool, nad nautisid ja have fun, nagu räägitakse. No mis te täpsemalt tegite siis? Käisite mööda Eestimaad, tegite süüa või? Meil puudub selline nagu programm, kus mitte ainult tehakse nagu süüa, vaid reisitakse ja lõputuseks et kokad pandakse selline situatsiooni ebatavaliste nende jaoks. Aastasäde ehk silmapaistva tegevuse eest lõimumise valdkonnas sai pärjatud Vabaõhumuuseumi projektijuht Eenike Sooveli. Eesti Vabaõhumuuseumis me tänu Integratsiooni Sihtasutuse abile saame õpetada keelt ja Eesti kultuuri ilma kuidagi seda nagu peale surumata, et me saame õpetada selliseid pehmeid väärtusi ja niimoodi, et inimene isegi ei saa aru, et ta hirmsasti õpib, vaid et see tuleb kuidagi nagu iseenesest hiilib vaikselt ligi, sest ma näen, et iga korraga, kui inimesed meil nagu käivad, meil on iga nädal kultuuriklubi 3 tundi järjest ja et nad nagu tahavad järjest rohkem teada saada, et see huvi tekib, süües kasvab isu.